Minu elukroonika 3. 1. Lapsepõlvest olin ma siis nüüd väljas, kui Peterburis Stiglitsi koolis end oma valitud elukutseks ette pidin valmistama. Kuid ikkagi laps alles oma 19 aastaga elukoolis täielikult vilumata, fantast, kel elu reaalsete nõuete vastu ainult üleolev õlakehitus sünnis paistis olevat. Kogu seda ajajärgu Peterburist Münchenini, mis umbes 4 aastat kestis, tahaksin ühes mitte aastatki kestnud Müncheni ajajärguga oma elu sõpruse faasiks nimetada. See oli aeg, kus sõprust otsiti ja teda leiti sel määral, nagu teda olemas on, kui sõpradega ju vendlusel elati, kus seltsimehelikkus nagu religiooniks sai, töö aga ettevalmistus võitluseks olemasolu eest etendas kõige kõrvalisemat osa. Lapsepõlvest olin väljas, kodust olin ka väljas, sellest kodust, kus ma lühikese aja jooksul minu arust juba küllalt olin kannatanud selle all, et keegi minust aru ei saanud, keegi nõu ei teadnud anda, et kõigi teiste arvamused minu omadele risti vastu käisid. Seejuures ei olnud ma enesega ise ka rahul. Juurdlesin ise, miks mind küll niisugusena ilma on loodud ja et mina ise omas eksistentsis süüdi ei ole. Kuigi mul oli ka läbikäimist selle või teise noore inimesega, siiski jätsid need seltsilised mind tühjaks. Neil oli hoopis teistsugused vaated. Nad olid minu arust väga vähe arenenud ega kuulunud nende liiki, kellega läbikäimist oleksin ihanud. Olin ikkagi väga üksi. Siis põdesin ma tugevasti ühe sündmuse tagajärgi, milles ise süüdi olin. Inimestega ma kaua ei sobinud, kuid loomi armastasin ja mul oli koer, kes mind väga hoidis. Ei olnud tõukoer, tol ajal meil neid veel ei olnud. Oli läikeva musta kähara karvaga keskmist suurust ning üks neist, kes nii rõõmu täis võivad olla, et saba liputamisega ei lepi, vaid väntavad kogu kehaga. Laboreerisin oma kopsudega, magasin, seda terveks pidades kaua sügisel aias ja koer Ares magas ukse ees väljas. Tema paks karv lubas seda. Ta oli sagedasti üleni härmatunud. Kui ta kuulis, et ma olin ärganud, siis tuli läbi pool avatud ukse sisse, pani pää voodi servale ja väntas taga kehaga. Sample complete. Ready to continue?